Ja oleme tagasi. Nii, K1 oli siis -1/5, jah. Ja K2 on vaja leida siis selle teise sirge tõus. Noh, aga siit jagan ju, millega ma jagan. Jagan -1/5 läbi selle asja. No võime ka korrutada -5-ga, jah. Nii kui ma jagan, siis ma saan siit 5. Ehk siis see uus sirge, mis meil on vaja siin konstrueerida, on 5x pluss b. Noh, ja nüüd jälle paned need punkti D koordinaadid siis siia võrrandisse ja saadki kätte. Ja B on siis, mis ta on? See on nüüd keeruline tehe on see. Pakun uupi. Mis ta on selline? Siis vastus antud sirgega risti olev sirge, mis läbi punkti D on siis selline Y võrdub 5x pluss 22. See oli ok praegu või? No loodame. Nii, aga järgmises seal on nüüd teisel kujul see sirge, vaatame, mis siis saama hakkab. Saame jällegi teha seda sama, mis me just tegime, aga kuna ta on nüüd sellisel normaalkujul, siis nii-öelda üldkujul, siis me saame teha ühte teist trikki. Kuna meil on vaja antud sirgega ristuvat sirget, siis noh, kui me selle sirge joonestaks, see, mis siin on, siis me saame praegu kätte siit normaalvektori koordinaadid, mis ongi risti antud sirgega. Aga me saamegi teha ju nii, et me võtame antud sirge normaalvektori ja paneme selle teise sirge sihivektoriks. Just nüüd ongi risti. Ja paneme ta läbi oma punkti E. Ongi käes. Nii, siit võtame selle normaalvektori siis. See normaalvektor on antud juhul, noh, teeme lihtsuse mõttes, paneme, et see on sirge S. Et siis teine sirge on T näiteks, siis seal on selle T, sirge T sihivektor. Noh, teen siia joonisele. See on nüüd sirge T siin, jah. Tema jaoks on see sihivektor, see teise sirge normaalvektor. Nii, ja nüüd kasutame seda toredat kanoonilist sirgevõrrandi valemi kuju. See oli siis see x miinus x1, no antud juhul siis x miinus miinus 3 ehk x pluss 3. Ja jagame sihivektori koordinaatidega. Ja
siis y miinus y1, antud juhul siis y miinus 5. Jagame sihivektori koordinaadidega. Mis sa tahad? Kes teab? 3, 7, 8. Nii, ja siit ilusti kenasti siis viime selle võrrandi huvitavamale kujule. Nojah, siit saaks tegelikult kirjutame kohe lahti siis. X-i jagan miinus 4-ga, see on siis, võin kirjutada nii. Ja siis 3 jagan miinus 4-ga võin kirjutada nii. On normaalne, või? Y avaldad siit. Okei, lähme siis nende 10 murdude peale üle. Ei pea minema, võib minna. Nii, 5 viskan üle, see on siis pluss 5, jah. 5-st lahutame 0,75 maha. Selline sirge. Vastus antud sirgega ristuv sirge on siis sirge T, jah, joonis järgi. See sirge T on selline. No ja võid kontrollida ka selle esimese sirge tõus on, kui sa viid selle nüüd miinus 4x või teisele poole tuleb pluss 4x, jah. Ja 4 korda miinus 0,25 annab miinus 1, et nad ongi risti siis. Jah, lebo või? Me äsja alles saabusid meie hulka või? Kus te käisite siis neiu? Pidid, jah. Okei, siin on nüüd tuhandeid ülesandeid, millest valida. No ma võtan midagi sellist siis, kust sa peaksid hakkama. Jah. Mingi siuke asi. Jah. Mida? No näiteks 382 on siuke põnev ülesanne. No põhimõtteliselt sama asi, no esimese teeme siis koos, äkki. Põhimõtteliselt sama asi, sa pead näitama, jällegi konstrueerima paralleelseid sirgeid ja ristuvaid sirgeid ja no antud juhul muidugi tõusev langev või paralleelne x-teljaga. No see on ju lebo ju. Ei, midagi uut ei olnud. Kõik samad seosed, mis me oleme siin õppinud, kehtivad siin või kasutasime siin nüüd. Et täna oli siuke harjutusülesannete päev. Teooriat ei olegi. Mida? Siiamaani on. Et seda teooriat ei olegi rohkem, see osa saab läbi tegelikult. Noh, ainult, et siin on vaja nüüd jah. Ma ei tea, kas me sinna eksami ülesanneteni jõuame. Noh, aega jäi väheks veits siin lõpuni vooru nüüd. No vaatame, mis elu toob. Ikka. Äkki järgmine nädal ikka teeme mingi nõmeda eksami ülesande ka. Võiks ju proovida või? Kust sa seda vaatad? Okei. Nii, sa pead leidma A niimoodi, et sirge oleks tõusev. Kui sa mäletad sellist asja nagu, et millal sirge tõusev on.
jah, et see X-i ees olev asi, see tõus siin, see ongi tõus ju. See peab olema milline? Et oleks suurem kui 0, ehk siis 2a miinus 1 peab olema suurem kui 0. Noh, millal ta on? Praegu on lineaarvõrratus, see on lihtne ja lahend. No nüüd leiadki kohe. A peab olema suurem kui 1/2. Ehk siis A kuulub vahemikku, mäletad seda kirjapilti veel või? 1/2 lõpmatuseni. Jah, et kui A ei ole 1/2 väiksem, noh siis ta tõuseb. Nii, millal see sirge on nüüd langev? Kui tõus on negatiivne. Ja seda me ei hakkagi lahendama, see tuleb, vastus tuleb selles mõttes sama, see piirarv on ikka 1/2, siis ta peab sellest väiksem nüüd olema. Jah, et A kuulub nüüd vahemikku miinuslõpmatusest kuni 1/2, siis ta on langev sirge. Nii, millal ta on siis X-teljega paralleelne sirge? Mis sa arvad? No praegu on siin üks juhtum, mida me ei ole vaadanud. Me oleme vaadanud, millal ta on väiksem 1/2 või suurem 1/2. Nagu ta võrdne on, jah, mis siis juhtub? Ei, rumal inimene. K võrdub 0. Jah, tõus peab 0 olema. Ehk siis A tuleb 1/2. Jah, on nii või? Keda? Aga miks? Russias on mingi sõda vist. Ühesõnaga see tõus peab olema 0, kui see sirge on paralleelne X-teljega. Ok või? Ehk see sirge, mis on X-teljega paralleelne, ei tõuse, ta lihtsalt on nagu stabiilne kogu aeg. Nii, ja selleks, et see tõus oleks 0, siis A peab olema 1/2. Ok või? Et siis tuleb, mis siit tuleb, Y võrdub 3 lihtsalt tuleb siit välja, jah, sellest. Kui A on 1/2, siis see X-iga liige kaob ära, Y võrdub 3 ja see ongi ju paralleelne X-teljega. No lebo ju. Nii, aga see kodune imeline asi siis. Kodotöö. Ei meeldi, jah? Miks? Näe, selline. Aga tupsu ta nüüd.